Nii, Andres ja Kristjan täna Velkole siit Paide vastu 6-1 võit. Ma küsin ära tobeda küsimuse, mis tunne on pärast nii suurt võitu? Uskumatu. Treener oskab nagu väga hullusti need taktikad õigesti paika panna ja siis me lihtsalt teeme, mis meil vaja on. Ja võidu tunne on super, selles mõttes, et mul debüütmäng ka siis nagu eriti hea. Ja nii tore, et fänne tuli ka kohale siia Paidesse. Tõesti hästi ette valmistatud ja võit oli nagu tugev selles suhtes. No ega liiga on meil selles mõttes tugev, ühegi vastase vastu lihtne ei ole, eks ole, eriti võõrsil mängida, eriti duublite vastu, kus kunagi ei tea, keda ülevalt poolt appi kutsutakse. Kas tänane 6-1 võit tuleb ka natuke siukse toreda üllatusena või arvasite, et võib tulla täna tegelikult siuke päris korralik ülesõit? Ei no iga mäng on ikkagi raske selles suhtes, ega me ei tule niimoodi peale, et me sõidame üle nagu, et selles suhtes, et muidugi vastane on nagu alati tugev. Et mina arvan, et me seda küll ei arvanud, et me 6 paneme, aga jah, hea võit oli. Ma arvan ka, et eelmise aasta kogemuse pealt lihtsalt ja nagu ma ütlesin, treener lihtsalt treeneriga koostöös me oleme nii hea eeltöö lihtsalt pre-seasonit teinud, et tänu sellele ongi selline tulemus võimalik. No teilt mõlemalt täna debüüt värav Velko eest. Kuidas oli, kui ma värav ilusam oli teie enda arvates? No Ogamine on ikka parem värav. Andresen on lihtsalt tore mäng, et 2 parti peab nüüd tooma debüüti värav. No nii, et nüüd saab järgmisest trennist saab palju kooki süüa. Jah, saab küll. No ja nüüd ootab järgmisena siis jälle kodus, meil on kodus 10 võitu järjest, enda kodus päris siuke korralik arukoobas, kuhu vastastel tulla. Mis on see, mida on siit mängust sinna järgmisele kodumängule Viimse vastu kaasa võtta? Mina ütleks lihtsalt samamoodi usaldada treenerit ja tema mänguplaani ja lihtsalt teha seda, mis me trennis teeme. Paneme 100-ga, võidame ära mängud. Kodus on tugev publik ja meil on kindlus, nii et davai. Väga hea, super, veel kord palju õnne võidu puhul ja hea töö, aitäh teile! Aitäh!